Kosta Perovic ja Sava Lešić. Aga BC Kalev Cramo on alustamas täna koosseisus Frank Elegar, Gregor Arbet, Armand Škele, Erik Keedus ja Scott Machado, nii et ühtegi suurt üllatust ei ole. Pärast seda, kui Rain Veidemann vigastada sai, on sellise viisikuga pidevalt alustatud. Ja saame siis näha, kas siin Tallinna Areenal täna tabelisse 4. võit võetakse, mis oleks ka Kalevile rekordiline, sest 4 võitu ühelgi VTB ühisliiga hooajal veel saadud pole. Aga üks kohtumine VTB ühisliigas on täna juba ka lõppenud. Moskva CSKA alistas Astana 89-63. Kui nüüd kohtunikud peatasid mängu, sest mänguaeg ei ole käima läinud. Rünnakuaja tabloo küll töötas ilusti, kuid mänguaeg on endiselt 10 minuti peal. Nüüd siis korrigeeritakse ära, võetakse 2 sekundit maha ning Jenissei saab tulla ründama. White'il ei ole nüüd kellelegi sööta, leiab Cooperi. Kolesnikov tuleb sealt üles, Kikanovic küsib palli. No VTB ühisliiga koduleht on tituleerinud tänase mängu eelkõige Elegari ja Kikanovici duelliks. Nüüd seal Cooper ja Kikanovic kohe kokku ka mängivad, aga hästi ka Machado ja Elegar seisavad kaitses 5 sekundit veel rünnakuaja lõpuni. Sealt Kolesnikov peab viskele minema. Oli küll Škele päris hästi juures, kuid Kolesnikovi raske 2 punkti vise siin esimesel rünnakul kohe tabas ja Jenissei on 2-0 pääsenud juhtima. Machado seal Keedusega kate-kattest kokku. Ei mängi korralikult, igal juhul läbi minna ei saa. Otsitakse Škelele pall. Škele võtab seal Kolesnikovi nüüd omakorda ette ja söödab lõpuks nii, et Kikanovic saab jala vahele. Igal juhul palli valdamise õigus jääb Kalevile ja 14 sekundit aega rünnata. Vaatame siis, mida suudab Kalev siit otsaudist teha. Keedus Škelele katte, ise astub välja. Oli tegelikult viske koht, aga Keedus otsustas mitte visata ja saab lõpuks Kolesnikovilt vea kätte. Erik Keedus oli siis eelmises kohtumises hädas isiklike vigadega ja seal võib olla nii palju meeskonda aidata ei saanud, kui Alar Varrak oleks soovinud. Machado nüüd riputab Elegarile ja tuleb esimesel rünnakul Äliu! No see koostöö on tõesti väga hästi toiminud siin sellel hooajal. Machado Elegar, ka VTB ühisliiga leht tõi selle esile, et Elegar Machado pick and roll on ühisliiga parim lausa, aga tuleb ka kiire vastus Jenisseilt ning Venemaa klubi 4-2 sees. Machado Keedusele, Keedus nüüd läheb kohe viskele ja Keeduse vise jääb rõnga ning laua vahele kinni. Kuna hüppepallist said palli valdamise õiguse Venemaa klubi mängijad, siis nüüd jääb pall Kalevile ja 11 sekundit rünnakuaja lõpuni. Škele paneb küljejoone tagant palli mängu. Keedusele, Škele Elegariga kate-kattest mängimas ja saab sealt ilusti Škelega läbi, aga söödab siiski välja. Machado raskele viskele läheb üle Kikanovici käe, aga tabab nüüd ka Machado, seal natukene nõuab veel kohtunikelt viga, kuid kiiresti tuleb Jenissei üle ning mida näitavad nüüd kohtunikud siin kalevlastest, saab keegi jala vahele. Igal juhul Cooper taas väga kiiresti Kikanovicile sinna korvi alla seda söötu otsis ning on näha, et Jenissei mängijad üritavad mängu kiireks ajada. Nende pink on selles mõttes pikem, et peatreener on rohkem mehi vähemalt eelnevates kohtumistes kasutanud. Saame näha, kuidas vahetab täna Alar Varrak, aga hästi Elegar ja Arbet võtavad nüüd seal Cooperi karpi, aga lõpuks leitakse Jakovenko nurgast, aga venelase kolmen ei taba. Saudab Machado lükata lauast palli Keedusele ja kas Kalev vastab kiirelt Škele lõpuni välja, aga vise läheb mööda ning Elegari hoitakse lauas kinni ja kohtunik jääb üle, kui küll veidi hilineb, aga ilusti fikseeritakse see määruste rikkumine. Ja Kikanovic saab sellest olukorrast oma esimese isikliku vea. See on Jenisseile teiseks võistkondlikuks. Elegar Machadole.
Arbet tuleb sealt Elegari katte pealt, saab kohe ka viskele, aga Arbeti esimene vise täna ei taba ning Elegar seekord ründelauda ei saa. Kolesnikov kiirelt üle ning Keeduse vastu 2+1, nii et tõesti väga kiirelt tuleb Jenissei üle ning võimalusel läheb ka lõpuni. Jevgeni Kolesnikov mängis siis eelmisel aastal Kaasani Unixis. On mees kuulunud ka Venemaa koondisse. NBA draftis küll 7 aasta eest valituks ei osutunud, kuid realiseerib nüüd ka vabaviske ning Jenissei 7-4 juhtimas. Machado Arbetile. Elegar nüüd küsib korvist kaugel palli Škelele edasi, kas Škele saab sealt lõpuni minna, põrgatab küll korvi alt läbi, aga nüüd veel 7 sekundit rünnaku lõpuni ja seal Škele teeb ründaja vea. Oli selge ründaja viga, pani vaba käe mängijale ümber. Alar Varrak küll üritab seal natukene vaielda, aga põhjust seekord ei ole. 7,5 minutit esimese veerandaja lõpuni, 7-4 Jenissei juhtimas. Ja Cooper toob rahulikult palli üle, Machado väga aktiivselt peale ei käi ja ilusti nüüd riputatakse White'ile ning Cooperi White'i ameeriklaste koostöö lõpeb välijuubiga. Machado kiirelt 3 vastu, see ei lähe, aga lauas seal kas Jakovenko pudistab ise palli outi, jah, nii näitavad ka kohtunikud. Aga tõesti hea kattega mängiti White vabaks ning ilus kombinatsioon Jenisseilt. Škele palliga. Keedusega seal kattest mängimas, aga ei saa suurt kasu lätlane ning lõpuks leiab Elegari ja Elegar saab ka siin 4 punkti peale nüüd. 9-6. Cooper. Kikanovitšile, Kikanovitš kohe keskpositsiooni viskele, Elegar seekord juurde ei jõudnud, oli seal abistamas natuke Cooperi katmisel. Ja 11-6 Jenissei juhtimas. No kaitses oleme siin esimesele 3,5 minuti raskustes olnud, kuid Gregor Arbet avab 3 ja vahe vaid 2 punkti. Kolesnikov toob palli üle, tihedalt nüüd Machado Cooperile peale käimas, ei lase väga lihtsalt palli saada, lõpuks Cooper ikkagi palli võtab ja nüüd Kolesnikovile oli tegelikult korraks võimalus sinna riputada, hoopis lõpuks Cooper eksib sööduga Kikanovitši suunas. Škele kohe lõpuni välja ja lätlane viigistab seisu, kui 4 minutit on mängitud ja Kalev jääb üsna kõrgele ka pressima. Ning Jakovenko siin toob palli üle. Ja lõpuks ikkagi Cooperile. Jakovenko, Kikanovitš küsib sinna alla, aga hästi paneb Elegar külje vahele ja ei jõua bosnialaseni pall. Cooper ja Kikanovitš kattest, Jakovenkole sööt, hästi saab Keedus juurde, Jakovenko paneb raske 3 teele ning Elegar lauas. Ja tuleb Kalev kiirelt üle, Škele lõpuni välja, oi, aga viskab lätlane korvi alt mööda ning Jenissei vastab samuti kiirelt. Cooper lõpuni, sealt keegi vastu ei astu ning tuleb ka korv ja Machado sööt nüüd Keeduse suunas jäi küll väga hiljaks ja jõudis hästi Kolesnikov tagasi ja võttis ka puhtalt Keeduselt palli käest ära. No ammu oli juba Keedus vaba seal korvi all, aga Machado veel midagi mõtles siin paar põrgatust ja jäigi juba hiljaks. Ja väga huvitav vahetus nüüd Kalevi ridades Sten Olmre, kes eelmises mängus seoses vigadega ehk siis kalevlaste põhimeeste väljalangemisega sai esimesteks sekunditeks ühisliigas väljakule, tuleb nüüd platsile juba esimesel veerandajal. Ja Jakovenko saab nüüd vabalt proovida 3, aga taas mööda. Machado kutsub Elegari üles, hakatakse sealt kattest mängima, ei saa nüüd Machado üles riputada, välja sööt Olmrele, Olmre põrgatus sisse ja tabab Sten Olmre esimesed 2 punkti VTB ühisliigas. Kindlalt lülitub mängu noormees, 41 sekundit siis enne tänast oli tema VTB ühisliiga kogemus ja nüüd esimene vise kohe tabab. Komarovski läheb läbi, Elegar küll päris hästi tuli siin appi, aga suudab venelane üle Elegari palli sisse saata. Machado.
Elegariga kattest, välja sööt veel Olmrele. Küsib alla nüüd Elegar, seal Kikanovitši vastu ei saa ise ära tehtud. Keedus välja sööt Arbetile, Arbeti kolmene on veidi pikk ja nüüd Elegar seal lauavõitluses lükkab Kikanovitši maha. Jenissei ka vahetab numbri all 15 tuleb väljakule Savalešić, üks kahest serblasest siis Jenissei meeskonnas. Ja Cooper tuleb üle, kohe leiab Lešići Kikanovitšile, Komarovski siin palliga ja mängitaksegi kohe Lešićile alla, Keedus tema vastas ja hästi keerab Lešić ning kohe esimesel rünnakul ka saab käe valgeks ning Jenissei juhtimas 17-13, kui 4 minutit jääb esimese veerandaja lõpuni. Olmre Keedusele, veel edasi Machadole, küsib Elegar alla, saab ka palli ja nüüd jõuab Kikanovitš ikkagi vea ära teha Elegari vastu. No Kikanovitšile on see teiseks isiklikuks veaks ja Jenisseile kolmandaks võistkondlikuks. Kalev ka vahetab, Keedus saab puhkust ning Roland Freimanis tuleb väljakule. Freimanis siis Kalevi resultatiivseim seni peetud mängude põhjal. Keskmiselt 17 punkti on Kalevi lätlane visanud, aga Elegar eksib nüüd esimesel vabaviskel. Elegari vabavisetest on palju siin ülekannete jooksul juttu olnud, kord 2-2 ja siis 2-0 nagu ka seekord. Ja White sai siis lauapalli ja Cooperi kaudu taas Jenissei rünnakule tuleb. Ja Arbet tihedalt seal White'ile peale käimas, aga läheb nüüd White kohe kolmesele ning väga kindlalt tabavad Jenissei mängijad siin esimesel veerandajal ja Alar Varrak võtabki minutilise mõtlemisaja, kui 3,5 minutit on jäänud esimese veerandaja lõpuni. No, PC Kalev Cramo ja Krasnojarski Jenissei on varem VTB ühisliigas kohtunud 2 korral. Seda möödunud hooajal, kui eelmise aasta lõpus detsembrikuus kaotas Kalev 99-91, siis selle aasta märtsis kaotati 98-85 ja märtsikuises kohtumises tegigi eelkõige Kalevile pahandust just nimelt Elmedin Kikanovitš, kes viskas selles mängus 18 punkti. Kalevlaste parim oli aga tänaseks päevaks lahkunud legionär Vlad Moldovjanu ning hea partii tegi Jenissei vastu märtsis ka Devin Gibson. Aga täna on uus päev ja saame siis näha, kas kalevlastel õnnestub Venemaa klubi üle mängida või mitte. Igal juhul rünnak on siin esimesel veerandajal enam-vähem toiminud, kuid kaitses oleme jäänud selgelt hätta ja Jenissei väga kiirelt rünnakule tuleb. Machado. Ja Cooper seal Machadole peale käimas. Leiab Machado Freimanise ja Perovic on väljakule tulnud, kuid Perovic jäi nüüd veidi hiljaks, ei saanud vist aru, keda ta katab ja Freimanis kasutas kohe olukorra ära ning vähendas Kalevi kaotusseisu 5-punktiliseks. Cooper Perovicile, nüüd ei saa kalevlased ka aru, et kes seda Perovic'i katab. Nii igal juhul Serbia koondiseski mänge kirja saanud Perovic avas oma punktiskoori ning vahe 7 punkti. Arbet alla Freimanisele ja kas Freimanis taas hakkab ise tegema? Veel sööt Elegarile ja Elegar juba pidi viskama, rünnakuaeg hakkas läbi saama. Ameeriklase vise ei taba ning Jenissei kontrollib lauda. Komarovski ning Perovic seal kokku mängimas. Ja kellele läheb sellest olukorrast viga, igal juhul Elegar tundus, et blokeeris seal puhtalt. Ja viga läheb Freimanisele. Ning Andrei Komarovski vabaviskejoonel kindel. Komarovski mängib siis Jenissei meeskonnas juba alates 2009. aastast. Ning pärast tema teist tabavat vabaviset on Jenissei eduseis juba 9-punktiline. Machado
Freimanisele. Tuleb ka Arbet nüüd üles, aga White väga tihedalt talle peale käimas. Leitakse Elegar korvi alt ja Elegar sealt Perovitši vastu võiks teha küll ja petabki ilusti serblase ära ning teenib vabaviske. Frank Elegari vabavisete tabavusprotsent enne tänast kohtumist oli 56. Ja esimesed kaks läksid ka täna mööda, aga nüüd esimene läheb. Igal juhul Frank Elegar on keskmiselt 12 lauapalliga endiselt selles arvestuses VTB ühisliiga tipus ning tabab ka nüüd mõlemad vabavisked ning Kalev vahetab. Mindaugas Kupšas tuleb platsile. No tõepoolest, Kupšas võib täna saada rohkem mänguaega, kuna just tema tüüpi mängija on ka vastastel Jenisseil, Kosta Perovitš, mõlemad sellised ülipikad mehed, üsna aeglased. Perovitš White'ile, tuleb ka Komarovski seal Perovitši katte pealt ja hästi Komarovski tagasi Perovitšile ning kalevlased on selges hädas siin kaitses esimesel veerandajal ja 8 minutiga on Venemaa klubi mängijad visanud juba 26 punkti ja nüüd eksib Kupšas sööduga. Ja kas tuleb veel üks kiire vastus Jenisseilt, igal juhul Cooper toob kiiresti palli üle, siiski kohe lahendust ei leia. Põrgatab välja, näitab kombinatsiooni number 2. Perovitš Komarovskile 10 sekundit veel aega rünnata, Komarovski läheb läbi ja hästi saavad nüüd kalevlased kaitses ette. Aga Eesti klubi mängijatest läheb pall ka outi, Kalev vahetab, Škele ning Torbek tulevad mängu, Olmre ja Machado saavad puhkust. Kuus sekundit aega rünnata, Perovitš Cooperile, Cooper peab viskama, kas seda teab ka Torbek veel välja, jõutakse siiski sööta Komarovskile, aga Komarovski vise jääb selgelt lühikeseks ning kellest läheb pall outi. Kohtunikud näitavad, et Perovitšist, kuigi siit kommentaatori laua tagant tundus, et Arvetisse pall outi läks. Igal juhul hea on see, et Eesti meisterklubi tuleb rünnakule. Torbek Škelele. Kupšas seal küsib Perovitši vastu palli alla, sinna see pall aga ei lähe, hoopis Arbet võtab White'i ette ning läheb päris raskele viskele, kuid on ise lauas veel mööda, Kupšas lauas samuti mööda, uuesti Kupšas lauas, mitu ründelauda siin järjest kalevlastele ning lõpuks saadakse ka viga kätte. Ja White saab siit oma esimese vea ja Kupšas vabaviskejoonel. Kupšas on sellel hooajal teeninud VTB ühisliigas 2 vabaviset ja need mõlemad tabanud. Ja läheb nüüdki leedulase vabavise. No keskmiselt 9,5 minutit on Kupšas VTB ühisliigas mängida saanud. Tõsi, kõikides kohtumistes Alar Varrak teda platsile pole usaldanud. Nüüd aga Kupšaselt 2-2 ning -7 Kalevi poolt vaadatuna, kui viimane minut esimesest veerandajast on alanud. Komarovski Cooperile. Kalev on nüüd maa-ala kaitses ja saab siit Jenissei siiski viskekoha ilusti välja mängitud, kuid vise läheb mööda ja mida teeb Kalev, kas vastab kiirelt või et jääks veel üks rünnak või siiski tehakse siin pikem ja kindlam rünnak. Freimanist läheb kolmesele, Freimanise kolmel läheb mööda, kas Kupšas jõuab sinna lauda, igal võitles kõvasti. Ja tegelikult tundus, et Kupšasel õnnestus ka Komarovski jalgade pihta see pall suunata. Vilistab selle peale ka saalis olev publik, kuid kohtunikud arvasid teisiti ja viimane rünnak jääb Jenisseile. 7 sekundit veel aega. Cooper Perovitšiga hakkab seal kokku mängima, Lešits läheb välja viskele, leiab Perovitši ning tuleb Perovitšilt veel 2 punkti ning 28-19 võidab Jenissei esimese veerandaja. Enne kui algab teine mänguperiood, teeme lühikese reklaamipausi.
oleme tagasi otsepildis Tallinna Areenal, kus Krasnojarski Jenissei on võitnud esimese veerandaja BC Kalev Cramo vastu 28-19 ning uskumatu on olnud Jenissei visketabavus esimesel veerandajal. 11-st 2 punkti viskest tabati 11 ehk 100%. Tõsi, kolmesed on läinud nüüd pärast seda esimese rünnaku eksimust teisel veerandajal 7-1 ja vabavisked 3-3. Sealt see vahe ka Jenissei kasuks tuleb, kui nüüd Torbek eksib lähiviskel. Pallikaotusi tegi Kalev esimesel veerandajal 3, Jenissei 1 vastu ning ründelauas saime kätte 4 palli, samas kui Jenissei ei saanud ühtegi, nii et lauavõitluses oleme tegutsenud korralikult, kuid ega Jenisseil väga palju seda ründelauda pole olnudki võimalik võtta, kui viskad kõik visked sisse. Aga nüüd Freimanis teeb Lešitši vastu vea. See on Eesti klubi lätlasele esimeseks isiklikuks veaks või siiski läks Martin Torbekule see viga. Perovic leiab Komarovski ning sealt saavad kalevlased juba teise vea lühikese ajaga. Arvet rikub seekord määrusi. Ja Kalev juba ka vahetab Kupšas puhkama ning Elegar tuleb mängu. Ja Alar Varrak seal tõsiselt midagi rääkimas Kupšasele ja Kupšasel vajub pealongu, igal juhul Komarovski läheb korvi alla välja ning 12. tabamus Jenisseile järjest siis, kui rääkida 2 punkti visetest. Ja Torbek Elegariga seal kate-kattest mängimas, läheb sööt Arbetile, aga Arbeti kolmene on veidi pikk, kohe uus võimalus. Škele leiab sööduga Freimanise, Freimanis teeb jooksu ning selle fikseerivad väga täpselt ka kohtunikud. 30-19 Jenissei juhtimas ning kui Kalevi resultatiivseim on hetkel 6 punktiga Frank Elegar, lisaks tema arvel ka 2 lauapalli, siis Jenisseil on 6 punkti peal Komarovski ja Perovic. Ning 5 punkti on visanud White. Aga mängujuhi kohuseid nüüd täitmas Pavel Sergejev. Perovicile sööt, White tuleb üles. Jääb nüüd korraks sinna Arbet ka Perovici katte taha kinni, aga jõuab ikka ilusti juurde ning White läheb raskele viskele ja seekord Škele lauas. Ja Škele tuleb ka ise kiiresti üle ning Sergejev võtab selle kiirrünnaku veaga maha. Ja Jenissei jätkab siis koosseisus Sergejev, Komarovski, Perovic, Lešitš ja White ning Torbek leiab nüüd sööduga Arbeti. Arbet seal läheb White'i vastu tegema ja keskpositsiooni viskele ning Arbet ta tabab. Aga kõige tähtsam on see, et tuleks nüüd kaitsest pidama saada ning Elegari vaheltlõike üritus vilja ei kanna ning Sergejev läheb korvi alla välja ja taas tabab, nii et 2 punkti visked Jenisseil 13-13. Torbek Elegarile, veel edasi Arbetile, Arbet leiab nüüd, tahtsin öelda hea sööduga Elegari, aga sööt läheb out'i ning Arbet teeb sellest olukorrast ka ründaja vea. Gregor Arvetile oli see siis teiseks isiklikuks veaks, aga Kalevile juba 3. võistkondlikuks siin teisel veerandajal, kui mängitud on kõigest 2,5 minutit. Komarovski leiab White'i. Seal Arbet ja Škele vahetasid ning Škele vastu sai ka White viskele, kui nüüd ei blokeeritud ja Komarovski paneb 3. Ja vahe juba 14 punkti. Freimanis Škelele. Škele vastas seal Komarovski ja saab Škele venelasest mööda ning Komarovski lööb selja tagant ka Škelele vastu käsi. Ja Kalevil tuleb kohe korraga 2 vahetust. Singler täna esmakordselt platsile ning ka
Machado tuleb mängu, Torbek ja Arbet saavad puhkust. Vahetas ka Jenissei White pingile ning Zaitsev tuleb mängu. Machado Elegariga seal kokku mängimas, väljasööte Freimanisele. Aga Freimanisel võtab Lešić põrgatuse pealt palli ära ning Singler võitleb seal kõvasti nüüd. Ja pall jääb Jenisseile ning Lešić kohe kolmene teele ning juba -17 ja Alar Varrakul ei jää tõepoolest midagi muud üle, kui võtta teine time-out esimesel poolajal. Ja veel nõu pidada meestega, mida teha, sest Jenissei küll ei ole seda hooaega eriti hästi alustanud, hetkel VTB ühisliigas kirjas 1 võit ja 5 kaotust, kuid kindlasti väga tugeva klubiga siiski tegu on. Jenissei ainus võit sellel hooajal on saadud siis Loimaa Bisonite üle, seda oktoobrikuu keskel 20-punktilise võidu Jenissei siis sai. Eelmisel nädalal jäädi aga alla Minskile 6 punktiga 88-94. Kuid samas sedasama Minski võideti näiteks Euro Challenge sarjas, kus Jenissei samuti sellel hooajal osaleb. Nii et kuidagi ei saa öelda, et Jenissei näol on tegemist nõrga klubiga ja et Kalevile siin peaks kindlasti võitena tulema ning seda näitavad hetkel ka numbrid tablool. Oleme koguni 17-punktilises kaotusseisus, kuid mängida on veel väga palju, 6:39 esimesest poolajast. Ja jätkame koosseisus Škele, Machado, Singler, Freimanis ja Elegar ning Jenissei nüüd ka üsna kõrgelt pressimas. Aga tõepoolest fenomenaalne on see Jenissei visketabavus hetkel, 2 punkti visked 14-13. Machado leiab Singleri, Singlerilt kolmene ja läheb Edward Singleri esimene vise tänases kohtumises. Viimases Balti liiga kohtumises oli ka Singler väga kindel ning loodame, et täna on tema päev. Perovic otsatakse ja hästi saab Elegar näpud vahele ja tegelikult lõpuks läheb pall auti Perovicist. Kohtunikud aga seda meelt ei ole, vaatame veel korduses. Elegari käed ja no siin natuke ekraanilt välja sõitis need Perovici käed. Aga fakt on see, et mäng läheb edasi ja otsitakse siin nüüd Kolesnikovi. Kolesnikov palliga saab veel välja Sergejevile ja seal Machado oli hästi juures ja Sergejevi kolmene läheb ka mööda. Ja seal nüüd midagi Machado Keedusele veel seletas, et Machado arvates midagi eestlane kaitses valesti tegi. Aga Machado nüüd pikalt põrgatab, ei ole kellelegi sööta, kutsub lõpuks Elegari küll üles kattesse, aga katet ei kasuta, läheb teiselt poolt ja nüüd ei ole Machadol kellelegi sööta. Machado õnneks küll Lešićist läheb pall auti. Ja 8 sekundit jääb rünnaku lõpuni. Keedus Elegarile, Machadole, 5 sekundit veel aega rünnata, kas Machado näeb aega, igal juhul teeb kohe teravust ja Sergejev teeb vea, see on Jenisseile kolmandaks võistkondlikuks veaks ning Sergejevile teiseks isiklikuks. No mängutempo on nüüd natukene alla läinud võrreldes esimese veerandajaga, seda eelkõige tänu vigadele. Aga Škele on nüüd seal hädas, kuid Zaitsev teeb tema vastu vea. 4. võistkondlik viga Jenisseile, nii et Kalev paneb veel korra palli mängu otsajoone tagant. Machado leiab hästi Singleri, aga Singler ei suuda korvi alt seda olukorda lahendada. Selline kehamäng ei ole Singleri kõige tugevam külg, tema eelistaks ikka sealt eemalt visata. Aga pole hullu, nüüd tuleb kaitses mängida. Lešić
selja tagant sööt nüüd Zaitsevile ja Zaitsev paneb kohe kolmese teele ning nüüd on hakanud ka Jenissei kolmesed minema. Ja kiirelt vastab seal Kalev, aga sööt on ebatäpne. Ja palli valdamise õigus läheb üle Jenisseile. No ei tohi seda vahet nüüd liiga suureks lasta, et oleks ikkagi võimalik veel teisel poolajal võidu eest võidelda. Aga taas väga-väga lihtsalt ning 15-14 Jenissei 2 punkti visketena. No pole ka raske seda protsenti üleval hoida, kui enamus viskeid saab teha korvi alt või lausa pealt panna. Keedus seal lükkab nüüd Lešitši maha, veel nurka sööt Singlerile, Singleri teine kolmene, aga see jääb lühikeseks. Ja seal nüüd hästi sai Machado vastu käe, muidu oleks tulnud väga lihtne kiirrünnak Jenisseile. Kolesnikov saab lõpuks Keeduselt kulbi, aga pall jääb Venemaa klubile ning Sergejev kutsub 2 katet üles, läheb Perovitši poolt sööt Lešitšile ning Lešitši kolmene lauapõrkega. Lauapõrkega tabab serblane ning 22 punkti juba vahe ning nüüd läheb Machado juba ajalugu tegema, tuleks natukene rahustada kalevlastel seda mängu, muidu tuleb siit väga suur saun ning Alar Varrakul on time-outid ära kasutatud. Seega seda võimalust Eesti klubi peatreeneril ei ole, et mehed korraks puhkama võtta ja Škelelt keskpositsiooni vise. Varrak nüüd näitab kaitses 3, kas see tähendab, et maala kaitses jääb 3 meest ette? Just nii on. Vaatame, kuidas see nüüd toimib. Lešitš. Alla otsitakse Perovitšile välja Kolesnikovile ja hästi liigub Jenisseil pall ja veel paremini tabavad visked. Tõesti on täna Kalevile raske, nüüd Singler hästi petab ära, annab söödu Elegarile ja peaga võimsalt pealt on loodav, et see nüüd sütitab veidi Kalevit ja saadakse see mäng käima enne, kui on hilja. Singlerilt tõesti hea sööt ja kui Elegar ikkagi hoo pealt selle palli saab, siis ei peata teda enam miski. No nüüd Jenissei võtab minutilise mõtlemisaja, võiks öelda, et see on päris hea Kalevi jaoks, sest Varrakul võimalik meestele taas juhiseid anda. Eks kindlasti ka Jenisseil on mida arutada, aga pigem oli selline peataolek hetkel Kalevil. Aga Krasnojarski Jenissei siis lisaks VTB ühisliigale, nagu juba korra mainitud, mängib tänavu ka Euro Challenge sarjas ning seal ollakse hetkel alagrupi eesotsas 2 võidu ja 1 kaotusega. Kaotus võeti vastu siis esimeses voorus Šiauliailt ning seejärel on alistatud Türgi klubi Usak Sporti 86-68 ja ka Minsk 87-72. Seega 2 kindlat võitu ja 1 punktiline kaotus avavoorust. Ning see Türgi klubi, keda 18 punktiga võideti, on hetkel alagrupis teisel kohal. Aga Frank Elegar nüüd vabaviskejoonel. Ning Elegari arvel hetkel 8 punkti, tuleb ka 9. Ameeriklane on sellega Kalevi resultatiivseim, aga vahe on koguni 22 punkti. Perovitš. Elegar ei lähe sinna välja peale, abistab korvi alt omasid. Lešitš võtab Keeduse ette ja saab sealt ka viskele ning lõpuks Perovitš on nii pikk, et aitab üle Elegari käte selle palli korvi. Perovitšil pikkust 2.18. 2006. aastal, kui ta NBA draftis valiti, oli ta ka selle NBA drafti vaieldamatult pikim mees. Aga Machado nüüd peab viskele minema, rünnakuaeg on lõppemas ja väga raske vise nüüd Machadot läheb. Cooper Perovitšile taas, aga hästi jõuab Elegar nüüd tagasi kaitsesse ning palli valdamise õigus läheb üle Kalevile.
On täna Kalevi probleem kaitses olnudki eelkõige see, et pikad, eelkõige Elegar peavad pidevalt väikestele appi minema ning seejärel on Jenissei mehed ka väga osavad seda palli edasi söötma ja Elegar seal oma mehe peale enam tagasi ei jõua ning piisavalt hästi ka ei roteeruta kaitses, et suudetakse Elegari aidata. Igal juhul Reinar Hallik on täna esmakordselt väljakule tulnud, saab nüüd ka palli, paneb piske teele, aga Reinari esimene kolmene ei taba. Ja 2 minutit on jäänud esimese poole lõpuni. Cooper leiab Kolesnikovi, Kolesnikov nüüd Perovitšiga kokku mängimas, seal Singler jäi korraks kattesse kinni. Cooper ootab, et oma mees ikka alla ka keeraks ja kuna piisavalt hästi seal Pavlov korvi alla ei pööranud, siis lõpuks Cooper ise pidi raskele viskele minema. Nüüd on Hallikul taas täiesti vaba koht ja ise läheb küll mööda, kuid pea saab Hallik kätte. Zaitsev nüüd natukene liiga hoopsalt läks Hallikule kolmest taga peale. Ja Reinar Hallik vabaviskejoonel sellel hooajal ühisliigas tabanud 100% ning läheb nüüdki 5-5 siis vabavisked Reinar Hallikul sellel aastal. Ja tõepoolest Hallik vabaviskejoonelt on väga kindlat kätt näidanud, kuid 3 punkti visked on need, mis ühisliigas tabada ei taha ning enne tänast oli 3 punkti visete tabavus 8% ning nüüd siis 1-0 ka täna ning Jenissei vahetas, Perovitš saab puhkust, Kikanovitš platsile. Cooper, Zaitsev tuleb välja, Škele tema vastas. Kalev võib veel julgelt kaitses mängida, võistkondlikke vigu on tehtud 3, aga Zaitsev läheb Škele vastu lõpuni välja ja 21 punkti vahe. Singler saab ilusti läbi ning Singlerilt 2 punkti. Saame siis 19 punkti kaugusele. Aga kaitse meil endiselt ei pea absoluutselt. Ning nüüd Cooper läheb, teeb Machadole ära. No iga mees, kes ette võetakse, sealt läbi suudetakse ka minna. Nüüd Škele kiirrünnakus ei taba ja Jenissei tuleb taas väga kiirelt, aga mida näitavad kohtunikud, et Hallik jõuab Cooperi vastu vea ära teha. No väga õige viga nüüd Hallikul. Sest muidu oleks kindel korv olnud Jenisseile, aga nüüd pannakse pall mängu küljejoone tagant. Ja korraks seal kohtunikud vestlevad ka Jenissei pingimängijatega, aga Škele nüüd teeb küll rumala vea, sest see on Kalevile 5. võistkondlikuks ning Zaitsev läheb vabaviskejoonele. Kalev ka vahetab, Škele tuleb puhkama ja Arbet mängu. Vjatšeslav Zaitsev on kuulunud ka Venemaa noortekoondistesse, kuid meeste seas ei ole veel läbi löönud. Tabab nüüd ka esimese vabaviske, keskmiselt 4 punkti on ta ühisliigas sellel hooajal toonud. Ja vabavisked nüüd 2-2. Arbet eksib aga kohe söödul ning Hallik teeb pea. Tõepoolest täiesti liimist lahti on see Kalevi mäng täna. Eksitakse lihtsatel söötudel ja kaitses ei suudeta absoluutselt midagi teha. On proovitud nii mees-mees kaitset kui ka maa-ala. Aga Zaitsevil hea võimalus vabaviskejoonelt veelgi skoori kasvatada ja seda noor venelane ka teeb. 80% tabanud sellel hooajal ühisliigas vabaviskeid ning täna 4-4. –30 sekundit veel poole lõpuni ning rünnata 8 sekundit vähem.
nii et Jenisseil jääb aega, et vastata. Machado sööt Singlerini ei jõua. Cooper luges selle ilusti läbi ja Jenissei kasutab oma teistminutilist mõtlemisaega esimesel poolajal. No loodetakse kindlasti siin võimalikult suure vahega ikkagi vaheajale minna. Mine sa tea, milleks Kalev teisel poolajal võimeline on, aga kahju on sellest, et see vahe on tõepoolest paisunud nüüd väga suureks, 25 punkti. Vahepeal nagu saadi see Krasnojarski rong justkui pidama ja tundus, et suudetakse vahet hoida alla 20 punkti, seal 15 juurest oleks ju veel päris head võimalused teisel poolajal. Aga võidelda tuleb igal juhul edasi. Hetkel on VTB ühisliigas käimas veel 2 kohtumist. Kalevi järgmine vastane Nymburk, kellega kohtutakse siis järgmise nädala pühapäeval täpselt samal ajal kell 5 siin Tallinna Areenal. Ja Nymburk siis juhib Minski vastu hetkel 44-31 ning Kaasani Unix on Riia VEF-i vastu juhtimas 30-28. Aga Machado nüüd läheb palli mängu Allikule, tagasi Machadole, veel 4 sekundit aega rünnata, Machado kolmene teele, põrkab seal laua peal pall ja lõpuks langeb siiski Jenissei mängijate kätte ja Cooper saab lõpuni välja minna ning 2+1 veel sellest olukorrast. Ühesõnaga Jenisseil tõepoolest õnnestub täna kõik ja Kalevil mitte midagi. Jenissei on tabanud 23 2 punkti viskest 19. Vabavisked nüüd 8-7 ja kas jõuab Kalev vastata? Machado viimase sekundi kolmene ei taba ja Jenissei on võitnud esimese poolaja 63-36. Meie teeme rünnakuaega, kulus päris palju ja nüüd on vaid 8 sekundit veel jäänud aega rünnata. Cooper ei ole kellelegi sööta, Arbet tema vastas, Cooper peab sealt ise viskele minema, jääb täitsa viimasel sekundil see vise teele läheb, kuid õnnega pooleks Cooper ka tabab. Machado välja sööte Škelele, natuke ebalev on see Machado tegutsemine täna olnud. 12 sekundit veel aega rünnata, Škele ise võtab ette välja sööt Keedusele ja Keedus läheb päris raskele viskele, see ei taba. Nii et Jenissei päris hästi nüüd kaitses tegutses ja 25-punktilises eduseisus tullakse rünnakule. Cooper riputab seal White'ile, sama kombinatsiooni tehti ka esimesel poolajal ning Cooper võtab nüüd veaga Kalevi kiirrünnaku ära. Seal siis nulli otsa pannakse kate ja tagamängija selle katte pealt korvi alla jookseb ja Cooperilt sööt korvi kohale läheb. Esimestel minutitel see älijuup ka õnnestus, nüüd aga Arbet oli juba teadlik, mida mehed teevad ja jõudis sinna vahele. Aga Machado läheb läbi ja 2+1 ning Jenisseile juba peaks olema 4. võistkondlikuks veaks 3. veerandajal. Seega minut 45-ga vead täis. Esimene hea märk Kalevile. Ning Machado vabaviskejoonel eksib nüüd küll kahjuks ja jääb tema arvele hetkel 6 punkti. Arbet nüüd väga agressiivselt seal White'i vastu mängimas. Cooper Jakovenkole, Kikanovitšile alla söötu ei läinud ja hästi Keedus seisab kaitses ja Jakovenko teebki lõpuks jooksu. Ja Sergejev tuleb mängu, Cooper saab puhkust, vahetab Jenissei. Cooperil oli eelmine viga 3. isiklik, nii et arvatavasti meest nüüd natuke ka hoitakse.
Machado Škelele ja tuleb sealt ka Keedus Elegari katte pealt, aga Škele saab enne vea kätte. Numbri all 25 Ključnikov rikub määrusi ning kuna võistkondlikud vead on täis, siis Armand Škele vabaviskejoonele. No Kalevi vabavisked täna on 14-st 10. Ja ei lähe ka Škele esimene. Armand Škele arvel täna 4 punkti, 2 lauapalli ja 2 resultatiivset söötu. Visked väljakult 5-st 2. Ja teine vabavise läheb, nii et vahe 22 punkti, kui 7.46 jääb kolmanda veerandaja lõpuni. Endiselt kõrgelt siin pressimas kalevlased ja nüüd on hädas Sergejev ja saabki Kalev palli vahelt. Arvet üle Sergejevi ja kohe tuleb ka minutiline mõtlemisaeg Jenisseile. Vaatame veel hästi siin, Arvet jäi mõelnud pikalt ja paneb Sergejevi postrile. 45-65 igal juhul, hoopis teise hooga on siin kalevlased teisele poolajale peale tulnud, kuid kahjuks oli see vahe koguni 27 punkti, kui kolmas veerandaeg algas ja esimese 2-24-ga on tagasi mängitud sellest 7, nii et kui sellise tempoga minna, on juba kolmanda veerandaja lõpuks tasamäng, aga loomulikult ei tasu siin pilvedesse tõusta ja eks see Jenissei mäng ka kindlasti peagi paranemas on ning vajadusel Jenissei peatreener Stevan Karadzic saadab ka Cooperi tagasi väljakule, kelle ta hetk tagasi 3 isikliku vea tõttu välja vahetas. Ja Sergejev kindlasti mängujuhina ei ole sellest mastist mees, et jäigi kohe venelane Kalevi pressi vastu hätta. Aga vahepeal siis tuletan kõikidele televaatajatele veel meelde, et täna on Tallinna Televisiooni eetris üks korvpalliülekanne veel, kui kell 21.30 algab Itaalia meistriliiga mäng Varese ja Milano vahel. Aga Kalev siis taas üsna kõrgelt siin pressimas, aga saadi seekord pall üle toodud ja kas Sergejev kohe läheb ka seal Machado vastu tegema, ei välja sööt Kikanovitšile, Jakovenko saab palli ja White tahab nüüd seda palli ja Keedus jääb seal korraks kattesse kinni. Taas Arvet White'i peal 6 sekundit rünnakuaega, Sergejev läheb ülikaugele kolmesele, see jääb lühikeseks ning Kalev saab lauast palli kätte ning Machado tuleb läbi, leiab Škele, aga Škele ei taba, Elegar ründelauas välja veel Machadole, Machadolt kolmene, see läheb vastu laua äärt ja nüüd väga halb lahendus Kalevilt rünnakul ning Keedus teeb õigesti, võtab Jenissei rünnaku veaga maha. Škele seal natukene ebalevalt läks viskele, muidugi ka Machado jäi sööduga tsipa hiljaks juba mitmendat korda täna. Machado ei taha kohe esimesel võimalusel seda söötu sinna ette anda. Aga kaitses tuleb Kalevil mängida, kui tahetakse veel siin järgi tulla ja nüüd White üle Elegari käe. No Jenissei meestel on kindlus käes ja siin tabatakse igast asendist. Arveti kolmene, see jääb lühikeseks, Machado võitleb küll lauas, aga hästi Sergejev blokeeris ta ära. Ja Jenissei tuleb kiirelt üle, aga kohe lahendust ei otsita, Sergejev kutsub 2 katet üles, Jakovenko ja Kikanovitš tulevad, Sergejev söödab Jakovenkole ja White on täiesti vaba. Nüüd Kalevi õnneks mööda, kuid lauda me ei saa ja lõpuks 2+1 White'ilt. Siin natukene õnne on ka nüüd Jenisseil, et need pallid kätte kukuvad. Aga eks samas see on ka Kalevi tegemata töö, piisavalt korralikult ei blokeerita lauas. Ja White kasvatab eduseisu 25-punktiliseks. Machado Arvetile. Keedus saab sealt ise lõpuni minna, jah, aga Keedus viskab korvi alt mööda. Seal päris korralikult anti keha ka
kuid Jenisseil sellised visked täna kukuvad, Kalevil mitte. White Jakovenkoga seal kokku mängimas, jääb nüüd Keedus White'i peale ja ameeriklane väga osavalt lahendab taas 2+1. Derrick White valiti siis 36-ndana 2010. aasta NBA draftis Detroit Pistonsi poolelt, kuid esimeses hooajaeelses kohtumises Miami Heat'i vastu sai White kohe päris ränga vigastuse, murdis seal jalaluu ning pidigi kogu hooaja vahele jätma ning seega NBA-s ta läbi ei löönudki, kuid nüüd siin Jenissei meeskonnas selge liider. Ja täna ka tegemas väga ilusad partiid. Aga Kalevi järjekordne rünnak läheb luhta ja Sergejev nüüd rahulikult toob palli üle White'ile, Arbet tema vastas ja White läheb üle Arbeti panema ning kõik, mida Jenissei mehed täna teele saadavad, seega need ka korvirõnga läbivad. Machado veel Elegarile, Elegar lükatakse seal tegelikult päris korralikult Sergejevi poolt ära. Machado laiutab käsi ja kohtunikud laiutavad käsi vastu. Igal juhul Elegar väga osavalt vähemalt päästis palli valdamise õiguse Kalevile. Škele Freimanisele, Freimaniselt kolmene, see on lühike. Ja kellele nüüd viga Elegar teeb lauavõitluses vea. Elegari arvel siis täna 13 punkti ja 5 lauapalli. Neist 3 on ta saanud ründelauast. Aga oma keskmisest 12 lauapallist on Elegar täna veel kauge. Ja White täiesti vaba. Arbet seal korraks livastus, aga White nüüd ei taba ning Škele läheb läbi ja tuleb lätlased 2 punkti juurde siin. Ljučnikov viskas ka ennast pikali ja tegi Škelele natukene elu lihtsamaks. Ja ei realiseeri seda rünnakut nüüd Jenissei mehed ja ei mõista 11 ka Machado ning Škele. Machado arvas, et Škele läheb korvile, aga lätlane võttis hoo maha, tõmbas välja. Kalev ka vahetab, Olmre tuleb mängu ning Škele saab puhkust. Tõepoolest väga sümpaatselt on Sten Olmre mänginud sellel hooajal nii Eesti meistriliigas kui ka Balti liigas ja õigustatult saanud nüüd ka varakult võimaluse ennast tõestada VTB ühisliigas. Kui Sergejevi kolmene ei lähe ja Arbet seekord lauas. Machado väljasööt Freimanisele ja Freimanis saab Jakovenkolt vea kätte. Ja võistkondlikud vead Jenisseil loomulikult juba täis ja Freimanis saab minna vabaviske joonele. Freimanise arvel täna 2 punkti. Mäletame, kui mängu tuli, siis kohe ühe keskpositsiooni viske tabas, kui Perovic ta maha magas. Aga rohkem ei olegi Freimanis täna punkte toonud. Nüüd küll vabavisetest tuli 1 lisaks. Ja 4 minutit jääb kolmanda veerandaja lõpuni, -28, kui kalevlased nüüd hästi kaitses tegutsemas ja lõpebki Jenissei rünnak palli kaotusega. No esimesel poolajal tegi Jenissei vaid 2 palli kaotust. Nüüd on juba 3 lisaks tulnud. Siin mängu seisaks, sest pall oli läinud pinkide juurde ja kohtunik oli liiga väsinud, et seda ära tuua. Lõpuks kalevlased tõid palli ära
ja mäng läheb edasi. Freimanis välja Machadole, oli nüüd hea viskekoht, aga otsustas Machado mitte visata, veel edasi Arbetile ja Arbeti vise ei taba, kuid Olmre ründelauas. Freimanisel veel koht ja Freimanise vise lõpuks tabab, nii et saame 25 punkti peale, 3,5 minutit kolmanda veerandaja lõpuni. Oleks vaja väikest vahespurti, siis võib-olla tekiks jälle selline usk vähemalt meestes. Nüüd saab aga Elegar sellest olukorrast vea. Frank Elegarile on see kolmandaks isiklikuks veaks ja Kalevil on ka nüüd võistkondlikud vead täis, nii et Jakovenko läheb vabaviskejoonele. Jakovenko arvel täna vaid 2 punkti. Aga ega suur skooritegija venelane polegi olnud. Keskmiselt 5,5 punkti on seni ühisliigas Jenissei kasuks toonud. Siis 2-1 ja -26 Kalevile. Leiab nüüd Machado päris hea sööduga Freimanise, aga Freimanis suutis siiski palli ära puterdada ning Kalev viskele ei jõua. Zaitsev. Ja Zaitsev sealt tuleb nüüd läbi ja lõpuks veel leidis Kikanovitši. Kikanovitš viskas mööda, Zaitsev ründelauas. Ja hästi liigutavad küll Jenissei mehed palli, kuid lõpuks Jakovenko teeb jooksu. Tundub, et kerged keskendumisraskused on juba ka Jenissei meestel. No vahe on tõepoolest suur ja mängida jääb järjest vähem. Machado Olmrele. Arbet seal tuleb katete pealt, saab ka palli, aga White on ilusti juures. Arbetilt veel Machadole, tagasi Arbetile ja Arbeti vise läheb vastu laua äärt ja kiirrünnak vastu Jenissei poolelt. Zaitsev lõpetab selle resultatiivselt. Machado kaotab põrgatuselt palli, aga White oli ka ära puterdamas lõpuks siiski tagasi Jakovenkole ning vahe järjest kasvab ja kasvab ning on juba 30 punkti. 81-51 peaks siis seis olema, kuigi hetkel ekraanigraafika näitas veel 79, siis nüüd ka see õigeks pandud ja Freimanis proovib veel 3, aga kalevlaste visked ei taha täna tabada. 3-sed 16-st 3. Kuid visketabavus ei ole see, kus tuleks selle suure kaotusseisu põhjuseid otsida, vaid ikka kaitsest. Nüüd küll eksisid Jenissei mängijad, aga Machado läheb väga naiivselt sealt viskele, saab ka kulbi. Elegar aga endiselt võitlemas ja teenib vabavisket. Kalev ka vahetab Machado Arbet pingile, Singler ja Torvek mängu. No tõepoolest võib nüüd julgelt mängitada juba ka vahetusmehi, et saaksid nemadki proovida, mis tunne ühisliigas siin mängida on ja tegelikult on ju Kalevi VTB ühisliiga vahetusmehed sellel hooajal väga edukalt tegutsenud Balti liigas ja Eesti meistriliigas. Ja Singler seal nüüd White'i vastas. White'il paar põrgatust vise teele ning nüüd ei suuda me ka lauas blokeerida. Ja White teeb Torvekule ära, aga tuleb Elegari käsi. Pühib palli ära, aga see oli langev pall ja Jenissei eduseis juba enam kui 30-punktiline. Saab ka Elegar puhkama ning Kristjan Kitsing tuleb täna esmakordselt platsile. Ja Torvek näitab kombinatsiooni number 3. Kitsing seal tagamängijaid kattega kostitamas.
Olmre pidurdus ja vise saab sealt kulbi, aga hästi võitleb Olmre palli tagasi, veel 6 sekundit aega rünnata. Torbek läheb läbi, kuid ei taha tema vise korvirõngast läbida. Ja Sergejev kamandamas siin Jenissei rünnakul. White Kikanovitši katet ei kasuta, paneb kohe lihtsalt viske teele. See vise läheb mööda ja kolmanda veerandaja viimase rünnaku õigus jääb Kalevile. Torbek Freimanisega kate-kattest, siin mängitakse 5 sekundit veel aega, Torbek peab minema, aga ei lähe. Kas Torbek näeb üldse rünnaku aega, igal peab juba viskama ja veel Singler petab ning viskele enam ei jõutagi. Jenissei juhtimas siis pärast kolmandat veerandaega 83-52 peaks olema see skoor, mitte nagu ekraanigraafika näitab 81-52. Igal juhul teeme lühikese pausi ja oleme tagasi, kui algamas on otsustav mänguperiood. Ja oleme tagasi otsepildis Tallinna Areenal, kus VTB ühisliiga kohtumises BC Kalev Cramo ja Krasnojarski Jenissei vahel on kohe algamas 4. veerandaeg ning Venemaa klubi juhtimas 83-52 ning Jenissei on siin liikumas oma ühisliiga hooaja teise võidu suunas ning Kalev on saamas 5. kaotust. Igal juhul skoor tablool on ka nüüd korrigeeritud ja 83-52 31-punktiline eduseis Jenisseil tõepoolest on ning pärast kolmandat veerandaega on Kalevi resultatiivseim 14 punktiga Frank Elegar, kui siin Cooper võtab Torbekul põrgatuselt palli ära. Elegari arve lisaks 14 punktile ka 7 lauapalli, keegi teine kalevlastest kahekohalise punktisummani ei ole jõudnud, kui nüüd Torbek ja Olmre taas pudistavad palli auti. Jenissei ridades on kõige rohkem skoori teinud White 16 punktiga, 13 punkti on visanud Zaitsev ja 10 punkti peal on Perovitš. Aga viimast veerandaega on siis Kalev alustanud koosseisus Torbek, Olmre, Freimanis, Kitsing ja Singler ning Kikanovitšilt tuleb veel 2 punkti juurde ning vahe juba 35, nii et tõesti suurt sauna on kalevlased siin täna saamas. Hakkab juba tasapisi meenutama hooaja esimest mängu. Aga meie järgmine vastane Nimpurk on täna saamas tabelisse eeldatavalt võitu. Igal juhul hetkel juhitakse Minski vastu 59-44 ning Kaasani Unix on üsna hädas Riia VF-iga. Hetkel küll juhitakse 50-48 ja Kalevi eelmine vastane Peterburi Zenit on jäänud suurde kaotusseisu Avtodori vastu 12-29. Aga korvpalli on siis Tallinna Televisiooni eetris täna veel algusega kell 21.30.
kohtub Kristjan Kanguri koduklubi Varese, Kanguri endise tööandja Milanoga. Ja korvpallist teeme juttu Tallinna Televisiooni eetris ka homme esmaspäeval kell 21.45 algab saade Pall korvi, kus kindlasti räägime siis pikemalt Kalevi VTB ühisliiga tänasest mängust, Itaalia meistriliiga mängudest ja ka Rapla korvpallipublikul on kindlasti põhjust saadet vaadata, sest Rapla korvpallimeeskonnast pikem lugu tuleb. Aga kalevlased teenivad nüüd vea ja see oli Zaitsevile kolmandaks isiklikuks veaks. Ei ole kellelegi palli anda, lõpuks leiab Kitsingu. Torbek Kitsinguga seal kattest mängimas ja keerutab küll Torbek, aga lõpuks tema sööt on ebatäpne ja Lešić saab seal käe vahele. Freimanis ja võtab seal Lešići ette, aga tuleb ka hästi Perović appi ning Freimanis ei taba. Ja Cooperi vastas on nüüd Torbek, Komarovski vabaneb, aga Cooper söödab hoopis Lešićile teisele poole ning otsitakse nüüd Perovicile alla. No tegi Perović päris palju pahandust meile esimesel poolajal ja annab nüüdki hea söödu Zaitsevile, kes tabab kolmese ja jõuab ka nüüd 16 punkti peale, nagu on ka White'il, nii et nemad Jenissei resultatiivseimad. Ja Freimanis läheb teist rünnakut järjest viskele ning teist korda järjest ei taba. Ja Torbek seal pressimas nüüd Cooperit, aga Cooperil probleeme pole. Ja Komarovskilt veel Perovicile, Perović viskab mööda ning Škele nüüd korralikult lauas. Aga oli seal lätlane libastumas, astus, tundub, et Zaitsevi jala peale. Kalev ka vahetab Machado platsile Torbek korraks ära ja Varrak kohe läheb rääkima Torbekule, mida ta mängujuhilt väljakul ootab. Škele ei saa sealt Perović käelt viskele, kutsub Kitsingu üles ja läheb ikka ise Zaitsevi vastu tegema ning kohtunikud näitavad, et Zaitsev jääb hiljaks selles olukorras. See on Zaitsevile neljandaks isiklikuks veaks. Ja Jenisseile alles teiseks võistkondlikuks siin neljandal veerandajal. Samas Kalev ei ole teinud ühtegi viga viimasel mänguperioodil. Machado Kitsinguga kattest mängimas, Kitsing keeras pärast katet välja, sai ka palli, aga kolmene jääb lühikeseks. Ja Cooper hea sööduga leiab Lešići ning sellest olukorrast fikseeritakse jooks. Škele palliga leiab Machado seal Kitsinguga, mängib Machado kattest ja saab ka katte tagant viskele. See vise läheb aga mööda, kuid Kitsing siin korralikult võitleb nüüd ja selle tulemusena Perović pudistab ka palli auti. Aga tõepoolest, kui Kalev alustas VTB ühisliigat hävitava kaotusega Lokomotiiv Kubani vastu 114-51 oli mäletatavasti toona Venemaa klubi paremus, siis pärast seda on tegelikult kõikides kohtumistes korralikult esinetud ja kui mitte võidetud, siis vähemalt võiduvõimalusi omatud, aga tänane mäng on Kalevi jaoks väga nukralt kulgenud ja nüüd ka Freimanist läheb pingile ära ning Hallik saab ka minuteid kirja siin
VTB ühisliigas. aga järgmine mäng ühisliigas nädala pärast ning Nimburg siis meile külla tulemas on. ja Kalev siis kindlasti taas ühisliiga hooaja 4. võitu noolima läheb. vahepeal on aga Kalevil veel kavas ka 2 Eesti meistriliiga kohtumist. eks seal saab natukene oma mängu kindlasti harjutada. juba ülehomme kohtutakse Tallinna Ülikool Kaleviga ja neljapäeval Audentese spordigümnaasiumi meeskonnaga. nii et veidi nõrgemad vastased Kalevi jaoks ja neid kindlasti treeningkohtumistena saab võtta, et siis Nimburgi vastu valmis olla. ja järgmise pühapäeva kohtumine toimub siis nagu tänagi algusega kell 5, kuid seda mitte Tallinna Areenal, vaid Saku Suurhallis. Singler nüüd läheb viskele, aga ka see ei taba ning Jenisseil võimalik oma 40-punktilist eduseisu veelgi kasvatada. Cooper sööduga Perovitšile ning Perovitš paneb veel korra pealt. Perovitšil siis ka NBA-s mängud kirjas. Golden State Warriorsi eest ta 7 mängu on pidanud. kui nüüd ka kalevlastelt üks ladus rünnak ning Jenissei on ette valmistamas 3 vahetust korraga. Pavlov, Jutnikov ja Kolesnikov peagi mängu tulemas, kui vahepeal saab Lešić palli pealt panna. Ja BC Kalev Cramo võtab minutilise mõtlemisaja. No tõepoolest väga loiuks on see mäng siin läinud ja tegelikult ju võiks ikkagi hetkel platsile usaldatud mehed korralikult mängu lõpuni mängida ja siin Kalevil on kõvasti mida harjutada. Ja VTB ühisliiga kalender siis sellel aastal näeb veel välja selline, et kui järgmine pühapäev kohtutakse Nimburgiga Tallinnas, siis 7. detsembril mängitakse Moskvas Himkiga ning aasta lõpetavad veel 2 kodumängu. 12. detsembril reedel mängitakse Riia VEF-iga ning 28. detsembril pärast jõulupühi võõrustab BC Kalev Cramo siin Tallinna Areenal Saratovi Avtodori. Ja uue aasta alguses kohe mängitakse Moskva CSKA-ga, nii et Tallinna Televisiooni vahendusel tippkorvpallile saab kaasa elada. Ning üks mäng siis juba täna õhtul kell 21.30, kui Itaalia meistriliigas kohtuvad Varese ja Milano. Aga minutiline mõtlemisaeg on läbi saanud ning Machado siin Hallikuga kokku mängimas. Saabki Hallik lõpuks palli, aga hästi on seal ka Jenissei mehed kaitses juures ja Singler läheb läbi, kuid saab sealt kulbi, pall jääb Kalevile, 5 sekundit veel aega rünnata. Machado peab minema viskele veel välja Singlerile ja Singlerilt rünnaku viimasel sekundil 3-ne, nii et midagigi rõõmustavad Kalevile. Aga 39 punkti ikkagi vahe ja Jenissei püüdmas siis nüüd 100 punkti. 99-60 hetkel tablool. Ja 100 punkti ei ole Jenissei veel täis saanud sellel hooajal. Ühisliigas toimub Bisonite vastu kõige rohkem ehk just nimelt need samused 99 visati. Aga usun, et venelastel ei ole probleemi siin viimase 4 minutiga vähemalt 1 punkt kirja saada. Ja Kalev siis jätkamas koosseisus Singler, Kitsing, Hallik, Keedus ja Machado.
ja Machado kas võtab ise Zaitsevi ette, teeb jooksu hoopis. Tahtis Machado, nii nagu Ameerika kool ütleb, et startides tuleb esimese sammuga oma kaitsjast mööda astuda, aga Zaitsev oli kaitses nii kaugel, et see samm läks Machadol nii pikaks, et tugijalg tuli juba ka maast lahti ja pall alles seejärel põrkesse läks. Zaitsev proovib kolmest, ei lähe nüüd Zaitsevi ise ning vahe endiselt 39 punkti. Keedus proovib vastu ja selliseks viskamiseks on siin läinud, kaitset enam väga ei mängita. Saab ka Kolesnikov korvi alt endale punkte juurde. Kolesnikov jõuab ka kahekohalise punktisummani. Ning Machado teeb taas jooksu. Seega hakkab siin tasapisi neid pallikaotusi ka Machado kontosse kogunema. Vaatame kohe järgi, Machadol 5 pallikaotust nüüd. Ja Kalevil kokku tehtud täna 16. Ja ainukesena siis enam-vähem normaalse partii teinud täna Frank Elegar, kelle arvele kogunes 23 mänguminutiga 14 punkti ja 7 lauapalli. Visked väljakult 5-4 ja vabavisked 10-6. Usun, et Elegar täna enam platsile ei tule, on teda ju kerge Achilleuse kõõluse valu siin seganud sellel hooajal. Eesti meistriliiga ja Balti liiga mänge on ka päris palju vahele jäänud, et ühisliigas siin vastu pidada. Nüüd loetakse ka Jenissei korv ära, päris palju neid peaga korve on täna olnud. Ja Pavlovil võimalik oma punktiskoori veel ka vabaviskejoonelt kasvatada. Pavlovile oli see täna esimeseks korviks ja nüüd tabas ka vabaviske, keskmiselt alla 6 minuti on seni mees ühisliigas mänguaega saanud. Allikpalliga tuleb seal ka Keedus üles. Aga väga tihedalt nüüd Jenissei vahetusmehed pressivad kaitses ja Kitsing peab minema päris raskele viskele. Perovic oli lähedal ja käsi üleval. See oli 2 punkti vise ning 42-punktiline Jenissei eduseis. Perovic veel välja. Aga kolmene nüüd Jenisseil ei taba ning viimased 2 minutit kohtumisest on alanud ja Olmre kutsub Halliku kattesse, aga ei saa sealt läbi minna. Keeduse kaudu jõuab pall Hallikuni korvi alla, Hallikult nurka sööt Singleri suunas on veidi ebatäpne. Singler sealt viskel ei saanud ja läbiminekul taas eksib Edward Singler, aga Zaitsev ka eksib, kuid Perovic tuleb treilerina järele ja näeme siit veel kordusest ilus putback. No 2.18 pikkuse juures ei ole väga raske seda palli niimoodi pealt panna. Keedus Hallikule veel Olmrele ja Olmrelt kolmene. See ei taba ning kiirrünnak taas Jenisseilt. Hästi jõudis seal nüüd Hallik kaitsesse tagasi, aga lauapalli me ei saa. Ja Zaitsev Halliku vastu paneb nüüd 2 punkti viske. Ning tõepoolest päris nukker on see seis 108-62, kuid kalevlaste õnneks on alanud viimane minut. Ja Hallikult veel kolmene. No nüüd enam rünnakul üldse muud ei tehta, kui lihtsalt loobitakse kolmeseid. Ja Hallik saab veel ründaja vea siin positsiooni võitluses. Natuke keesid närvid üle ja Hallikule on see 3. isiklikuks veaks, Kalevile 4. võistkondlikuks. Ja veel üks kaugvise Jenisseilt, nüüd Hallik lauas, leiab ka Olmre ja Kalevil
rünnata 9 sekundit vähem kui mängu lõpuni. Olmre läheb korvi alla välja. Viskab 2 punkti juurde, nii et tema arvel nüüd 4 punkti, lisaks 3 lauapalli. Seega Olmrelt ka igati ilus partii, võiks öelda esimene mäng, kus ta korralikult mängida sai, kui välja arvata eelmise mängu 41 sekundit. Aga Jenisseilt veel üks 3 punkti visked, siis Jenisseil täna 29-st 10. Olmre tabab ka veel viimase sekundi viske. Aga 2 punkti visked Jenisseil täna 46-st 35 ehk 76%. Ja resultatiivseimaks olid täna Zaitsev ja White, mõlemad 18 punktiga. Kalevi parima